Olen välja lõiganud papitükistöö sellise ringi, millele siis olen lõikanud sälgud sisse niipidi ja 8 sälku on siis veel keskele ring ja auk, kus pean need lõngad kuidagi nüüd sellest august läbi panema. Ja selleks ma võtan kasutusele käärid, et see kääri otsaga natukene lükkan need siis lõngad siit august läbi. Niimoodi. Et kõik need lõngad saaksid läbi lükatud. Neid on siis 7 tükki. Võtan nad siit poolt välja. Vaatan, et nad on ilusti. Ja siia teen nendele siis ühe sõrme otsa, et nad sellest august välja ei tuleks. Sellega saame siis ühe sellise sõrme teeme otsa. Ja nüüd tõmbame selle sõrme siis siia niimoodi augu taha. Nüüd paigutama igasse sälku ühe lõnga. Ja panen ühe lõnga. Järgmisse õitseb lill, see laulab ja lill. Aprill. Peidus paju otsa sees on vill. Üks vill. Hambaid uusi juba suus on kuus. Ei viis. Lähed metsa laulma. Siin on ketta peale mul joonistatud ka sellised nooled, et mis pidi see ketas peaks ringi käima. Ja lõngasid hakkan võtma üle vahele. 2 lõnga jääb vahele, sellest tühjast sälgust jätan 2 vahele ja võtan selle 3. lõnga. Tõstan selle sälgust välja ja tõstan sellele tühjale kohale. Nüüd keerutan seda ketast edasi. Vaatan jälle, kus on see tühi koht ja siit võtan siis 2 jätan vahele, võtan 3, tõstan tühja sälku. Nüüd jälle samamoodi keeran niimoodi ühte pidi ja jätan jälle 2 vahele ja 3. tõstan üle. Ja niimoodi see siis käib. Asjad selles elas, kõik on nii ja naa. Tuhkasest, et arusest ei saa. Ma näitan, siin on mul üks juba punutud. Et see käevõru hakkab siis selliselt siia taha nagu kujuma. Ja teed nii pika kui soovid ja siis seod niimoodi ilusti kinni ja on jälle käevõru valmis.